Ma poleks neile kunagi raha tagasi andnud. Ma oleksin öelnud, et raha pole arutuse all, hakkame läbi rääkima. Ja tead mis? Ma oleksin selle läbirääkimise võitnud. Me ei saa jätkata selliste kokkulepete tegemist nagu see kohutav leping Iraaniga, kus me andsime neile $150 miljardit tagasi. Leping Iraaniga oli väga halb. Me maksime $150 miljardit halva lepingu eest. See on CNN, kes teeb montaaži Donald Trumpi varasematest ütlustest Obama-Iraani lepingu kohta, püüdes muuta raskeid läbirääkimisi avalikuks häbiks. Sellel kolmapäeval, 17. juunil 2026 hakkas see narratiiv kokku varisema, sest hiljutised uudised näitavad hoopis teistsugust olukorda. Trump ei andnud Iraani režiimile tühje tšekki, ei saatnud Ameerika sõdureid maismaa sõtta ega loobunud sõjalisest survest. Olemas on vaid veel lõpule viimata memorandum ja erafond, mille kasutamine sõltub Iraani käitumisest. Lühike läbirääkimiste aken ja avalik vastasseis Ameerika Firsti suuna ja vana seltskonna vahel, kes alati surub Washingtoni tupikusse viivatesse konfliktidesse. CNN püüdis müüa ideed, et Trump teeb midagi hullemat kui Obama, kuid jättis tähelepanuta ühe keskse erinevuse. Obamat meenutati selle eest, et ta vabastas ressursid ja püüdis normaliseerida habrast tuumalepet. Trump kasutab nüüd sõjalist ähvardust, blokaadi, läbirääkimisi ja avalikku survet, et saada järeleandmisi ilma Ameerika vägesid Iraani saatmata. Siin pöördub see montaaž nende endi vastu. Rünnak, mis näis lihtne, paljastas tegeliku võitluse Ameerika Ühendriikide sees. Vasakpoolne meedia ja demokraadid on häiritud, sest Trump otsib väljapääsu ilma igavese sõjata nõustumata. Mida CNN varjas? Miks see montaaž kokku varises? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. CNN näitas eetris vanu Trumpi ütlusi, kus ta kritiseeris Obama lepet ja ütles, et ta ei annaks kunagi Iraanile raha tagasi. Eesmärk oli selge, tekitada emotsionaalne võrdlus. Nagu uus läbirääkimine oleks vastuolu, kuid montaaž segas erinevaid asju omavahel. Üks asi on vabastada külmutatud Iraani raha, nagu see juhtus Obama lepingu arutelus. Teine asi on arutada erainvesteeringute fondi, mis sõltub lõplikust kokkuleppest, rahvusvahelistest kontrollidest, tuumamaterjali neutraliseerimisest ja laevaliikluse säilitamisest Hormuzi väinas. Viimastel tundidel avaldatud uurimine näitas, et $300 miljardit suurune fond ei ilmu otsese hüvitisena. Esitatud struktuur hõlmab erakapitali, Pärsia lahe riike, teiste piirkondade investoreid ning selliseid sektoreid nagu energia, transport, logistika ja ülesehitus. Fond realiseeruks ainult siis, kui oleks lõplik kokkulepe ja tingimuste täitmine. See muudab loo keskpunkti. CNN üritas näidata, et raha anti Iraanile. Trumpi ja Vance'i kaitse viitab teistsugusele tõlgendusele. Iraan saab kasu ainult siis, kui muudab oma käitumist ja nõustub kontrolliga. Trump tegi samuti selgeks, et memorandum ei ole lõplik. G7 kohtumise ajal Prantsusmaal ütles ta, et kokkulepe sõltub endiselt Iraani käitumisest ning hoiatas, et rünnakud võivad uuesti alata, kui režiim kokkulepet ei täida. See lause lükkab ümber alistumise idee. Kes on alistunud, ei ähvarda pommitamiste uuesti alustamisega. Kes on alistunud, ei hoia sanktsioone survevahendina. Kes on alistunud, ei pane vastast enne tegelikku leevendust proovile. See, mida Donald Trump teeb, on hoida Iraani kahe halva valiku vahel režiimi jaoks. Kas nõustuda range kontrolliga või silmitsi seista uue sõjalise survega. Vasakpoolsed püüdsid kasutada Barack Obamat moraalse kilbina. Financial Times avaldas pealkirja, kus räägiti alandusest ja võrreldi Donald Trumpi kokkulepet Barack Obama omaga. See on selline pealkiri, mis on tehtud sotsiaalmeedia toitmiseks, mitte strateegilise vaidluse selgitamiseks. Barack Obama tuuakse võrdluseks, sest meedia tahab asetada Donald Trumpi samale tasandile, kus ta on alati demokraate rünnanud. Vance astus kriisi keskmesse, et kaitsta Trumpi seisukohta. Ta kinnitas, et Iraan ei saaks $300 miljardi suurusele fondile ligi ilma täieliku muutuseta, sealhulgas sõjalise tuumaprogrammi lammutamise ja Lähis-Ida liitlasrühmituste toetamise lõpetamiseta. Vance rõhutas ka, et Ameerika raha sellesse kontosse ei läheks. See on osa, mis kriitikuid häirib. Nende narratiiv sõltub sellest, et jätta mulje, nagu Trump oleks avanud Ameerika Ühendriikide varakambri.
Vance'i kõige tugevam vastus tuli siis, kui ta seisis silmitsi neokonservatiivide kriitikaga. Trumpi liini kriitikud väitsid, et Ameerika Ühendriikidel läheks halvemini, kui nad ei saadaks sõdureid koha peale. Vance vastas öeldes, et selline kriitika paljastab tegeliku olukorra. Tema arvates ei tunne sõjaõhutajad tegelikult muret kallima bensiini, nafta hinna, sõjaliste kaotuste ega sõdurite pärast, keda saadetakse 95 miljoni elanikuga riiki. See võitlus ei käi ainult Iraani pärast. Vaidlus käib selle üle, kes otsustab Ameerika Ühendriikide välispoliitika üle. Trump ja Vance püüavad võtta teistsuguse positsiooni. Tugev surve, jah. Sõda ilma plaanita, ei. Sanktsioonid, jah. Ameerika sõdureid võimatusse okupatsiooni, ei. Läbirääkimised, jah. Pime usaldus Iraani vastu, mitte kunagi. Uudistes mainitud memorandum räägib ajutisest taasavamisest 60 päevaks, kuni läbirääkimised jätkuvad. G7 avaldas samuti survet laiemateks läbirääkimisteks, mis hõlmaksid raketiprogrammi, piirkondlikku tegevust ja rahvusvahelist järelevalvet. See osa aitab näidata, et Trump ei ole omaette seiklusel üksi. Suured riigid on aru saanud, et ainult tuuma rikastamisest rääkimine ei lahenda kõike. Iraani režiim kasutab rakette, liitlasrühmitusi, merelist ähvardust ja sisemist propagandat. Trump võib kriitika enda kasuks pöörata just seetõttu, et ta nõuab laiemat raamistikku. Ameerika Ühendriigid võivad kaitsta Iisraeli, ohjeldada Iraani ja samal ajal keelduda maismaasõjast, mis läheks Ameerika peredele kalliks maksma. Ajalooline võrdlus on kaalukas. Washington on seda stsenaariumi juba Iraagis ja Afganistanis näinud. See algab jõulise retoorikaga, jätkub lühikese kampaania lubadusega ja muutub lõpuks avatud missiooniks. Hiljem muutub see püsikuluks, poliitiliseks kurnatuseks ja pered ootavad, et sõdurid koju naaseksid. Trump ehitas osa oma jõust üles, väites, et see tsükkel peab lõppema. Seetõttu ei hirmuta neokonservatiivide kriitika tema toetajaid. See kinnitab põhjust, miks paljud inimesed hääletasid Trumpi poolt. Ameerika võimu kasutamine ilma, et iga kriis muutuks okupatsiooniks, iga vaenlane pikaks sõjaks ja iga diplomaatiline surve ettekäändeks saata noori kodus kaugele surema. CNN püüdis kogu asja taandada valimiskampaania vastuoluks. Näed võtsid Trumpi ütlused Obama kohta, panid need kõrvuti uudistega $300 miljardi suurusest fondist ja müüsid seda kui moraalset kokkuvarisemist. Aga päris poliitika ei mahu mõnesekundilisse montaaži. Kui kõik need elemendid ekraanile ilmuvad, lahuneb montaaž koost. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõepärase infoga hästi kursis. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.